Siis ühesõnaga 7 asja, mis ei ole just kõige paremad näitajad, mida siis tähele panna. Esimene asi on siis must töökoht ehk tolmune laud. Ja kui sa märkad, et tal on lambipealsed, laua peal on eelmisniku tolm, siis see ei ole väga hea näitaja. Ehk siis ta peaks seda puhastama pärast igat jumala klienti. Teine asi on käterätik laual, ehk siis ma mõtlen see vana hea frotee rätik. Vanasti sai niimoodi tööd tehtud, froteerätikud olid laual, ühekordsed siis salvrätikud peal ja neid käterätikuid me ei vahetanud. Tänapäeval on okei, kui tehnik kasutab ühekordseid rätikuid ühe kliendi tarbeks ja viskab need pärast siis klienti ära. Küll aga ei ole hea näitaja, kui tal on üks ja seesama rätik päev otsa laua peal. Kasutab ühte sedasama tolmuharja. Hea näitaja see, et küünetehnikul on iga kliendi tarbeks tolmuhari. Selle sina märkad, et sinu peal kasutatakse ühte ja sama tolmuharja päevast päeva iga kliendi peal, siis see ei ole hea näitaja. Nii, viilid ja pintslid, tangid, topsis, laua peal. Täna enam see ei päde. Igal kliendil peab olema võetud puhas komplekt. Nad on siis pandud plastmasskarpide sisse, kas nad on siis pandud kotikeste sisse, et teie nähes avatakse see kott. Küll aga ei ole hea näitaja see, et nad on topsis ja laua peal. Kummikindad. Reaalses maailmas peaks iga küünetehnik kasutama isikukaitsevahendit. Kui ta seda ei tee, see on tema oma riisikol. Küll aga, kui ta on võtnud selle otsuse vastu, et ta ikkagi neid kasutab, siis ta peab neid vahetama iga jumala kliendi vahelt. Kui sina märkad, et tema teeb sinu tööd eelmise kliendi peal kasutatud kummikinnastega, see ei ole hea näitaja. UV-lamp ehk siis LED-lamp, UV-lamp, see peab olema seest puhas, et kui sa märkad, et teise kliendi käejäljed, higised käejäljed on ikkagi seal sees, siis see ei ole hea näitaja, see ei ole hügieeniline, sellepärast et higi on bakterid, kõikvõimalikke jälgi nii keelist kui ka mingitest jääkidest, mustusest, siis see ei ole hea näitaja jälgi. Ja 7. siis töörõivad ehk põll. Põll on siis midagi sellist, mida tegelikult tehnik peaks vahetama igal õhtul, ta peaks neid olema mitu tükki, ta peaks neid pesema, ta peaks neid kasima. Olemas tänapäeval ühekordsed põlled, mida on siis võimalik tööpäeva lõpus lihtsalt ära visata. Kui sa märkad, et tema töörõivad on ikkagi mustad ja räpased, siis see ei ole hea näitaja. Vot nii. Thanks, et vaatasite ja kohtume järgmises videos. Tšau!